Levadia tuli Viljandisse kindla plaaniga lahkuda siit täna Eesti meistrina. Vähimal kujul piisanuks neile ka viigist, kuid tallinlased ei jätnud midagi juhuse hooleks. Tulime kindlalt võitma siin hästi, kuigi meil piisas viigis, aga jah, teeme selle võidu ära. Mängus, mis ülimärja väljaku tõttu pigem loteriile kui jalgpallile sarnanes, oli Levadial kõvasti rohkem õnne kui tulevikul. Kui pool tundi oli mängitud, määras kohtunik Levadia kasuks penalti, mille Konstantin Nahka kindlalt realiseeris. 6 minutit hiljem oli seis juba 2-0 ja see värav oli ootamatu pea kõigile, mitte ainult meie kaameramehele. Levadia väravavaht Artur Kotenko lõi palli välja ja pärast ootamatut põrget libedal väljakul maandus see tuleviku väravas. Treenist löö välja. Noh, ma lõin ja siis põrgest ja läks kohe. Esimene värav. Päris hea tunne. Teise poole keskel kasvatas vahetusest mängu tulnud Ats Purje Levadia edu juba 3-väravaliseks ja 10 minutit hiljem lisas Marius Tovidenas veel ühe tabamuse. Eks ta selline mülkas sobramine oli, et nagu erilist jalgpalli mängida ei saanud, rohkem tuli pikad pallid ette lüüa, aga väike ülekaal võimsuses ja eks ta andis tunda. Ja 4-0 eduseisus võis Levadia ennast juba meistrina tunda. Nii on ja need ülesanded, mis pandi, nii et me suutsime täita, nii et nüüd on kõik võimalused rõõmu tunda. Pinge on maas. Nüüd võib öelda küll, et see oli väga hea hooaeg ja väga raske on korrata sellist hooaega, aga kõik olid tublid see hooaeg. Üks värav löödi tänases mängus siiski veel. 4 minutit enne lõpuvilet õnnestus Dmitri Ustritskil tuleviku auvärav lüüa, kuid Levadia rõõmu see ei kahandanud. Sel hooajal vaid ühe kaotuse saanud meeskond võitis lisaks karikale ka meistritiitli ja nii kapten kui ka peatreener on veendunud, et hooaeg õnnestus eelkõige tänu ühtlasele meeskonnale. Hea kollektiiv, hea treener, võitlusvaim, pikk pink, kõik mängijad, kes tulid, keda oli vaja võtta pingi pealt ja panna platsile, kõik olid valmis selleks ja kõik andsid ennast parema. Teistes tänastes kohtumistes oli Flora 3-0 parem Tartu Merkuurist. Lootus hävis kodus 1-10 TVMK-le ja Narva Trans oli 3-1 parem Valgast.